Tere hommikust, Karmeli kogudus. Suur rõõm on teiega jälle olla. Ja tõesti aitäh eesõiguse eest, et ma võin teile sõna jagada. See tegelikult, ma mõtlesin tõesti selle peale, eriti praeguses ajas, kus mul on endal aeg nii arvel, siis see on nii kallis. See on üks suur eesõigus. Uurida Jumala sõna, jagada Jumala sõna. Tõesti rõõm on olla siin. Ja teate, ma istusin siin ja ma mõtlesin, et te olete üks rikas kogudus. Te olete tõesti rikas kogudus, sest teil on nii palju inimesi, kes südamest annavad. Annavad oma aega, annavad oma ande ja seda on nagu siin õhus tunda ja näha lihtsalt, et jah, lihtsalt teile ka meelde tuletuseks, et vahel tegemiste keskel nagu lihtsalt teed, eks ju, et nagu ei see suur pilt nagu kaob natuke ära. Aga teil on nii palju rikkust siin, teil on nii palju kalleid inimesi, kes tõesti oma südame on andnud. Ja see on üks väga väärtuslik asi. Ja tegelikult meie tänane teema puudutabki andmist. Me räägime Jumala heldusest, tema lahkusest. Piiblis tegelikult algkeeles või nii-öelda, ma räägin ühte algkeelt, teist Uue Testamendi kreeka keelt ma kahjuks ei tea, aga ma usun, et see on nagu kontseptsioonid on ilmselt sarnased. Aga kui Piibel räägibki meile andmisest ja ta räägib meile nagu heldusest, headusest, siis see ongi nii-öelda nagu, need ei ole nagu eraldatavad. Need on nagu, see on üks kontseptsioon, võib-olla seal, mina leidsin 2 erinevat sõna, mida kasutatakse ja nad on mõlemad, tähendavad ühte nagu, kuidas sa ütled, willing, nagu vabast tahtest, heast tahtest, andjat, need tähendavad armastust, see tähendab heldust, see tähendab headust, ja see tähendab lahkust, et see on nii-öelda, need on üksteised nagu komplektsõnad tegelikult Piiblis. Me vaatame ka mõnda näidet sellest kohe. Aga mis nendes nii-öelda selle nii-öelda andja kasutuses või lahkuse või ütleme heldus, valime ühe sõna, heldus. Kui Piibel kasutab heldust, siis selge on see, et mõeldakse alati midagi, mis on nagu ekstra. Midagi, mis on nagu rohkem kui see, mis on nii-öelda tavapärane või ma toon teile oma pojast ühe näite. Mu poeg on varsti 1,5-aastane ja temal on praegu see, et ta on avastanud, et ta võib ei öelda. Ja lapsevanemad kõik teavad, et on üks faas, kus kõik asjad on ei. Ja ka ütleme mõni aeg tagasi oli see, et talle tegelikult väga meeldib inimestele erinevaid asju viia ja kui me oleme minu vanemate juures näiteks, siis ta alati läheb vanaema ehete karbi juurde ja võtab sealt ehted ja siis kõik ükshaaval toob niimoodi vanaemale välja ikka kõik, nii et vanaema alati istub mingi pärlikuhjaga. See on õudselt tähtis, aga nüüd on tal tulnud nagu selline asi, et ta nagu läheb selle asjaga sinna nagu ja siis nagu annab, aga siis ei anna ka. Ja siis annab, aga nagu tegelikult ei taha enam anda. Ja see on niisugune, lapsi on nii lahe vaadata tegelikult, et on tulnud see niisugune, et ma jagan sinuga, aga ma ei anna. Aga ühesõnaga, Piibel, kui ta räägib meile heldusest, siis see on see, et sa annad mitte ainult selle, mida sul on 2, aga sa annad ka selle ära, mis sul endal nagu alles jääb. Ja see ei ole nii-öelda maailma mõttes altruism, et ma lihtsalt annan ja mina ei olegi mitte midagi ja mul ei jäägi mitte midagi. See ei ole see, mis Piibel ka mõtleb tegelikult. Sellist altruismi Piiblis ei ole. Ehkki kui mul endal töökaaslasedki, kui maailmas räägitakse kristlusest või Kristusest, siis vahel nagu selline mulje neil on, et kristlased on nagu jalamatid, eks, et nendega võib kõike teha, mitte midagi öelda ei tohi, võtke mult kõik ära, eks ju. See ei ole piibellik. Piibellik tegelikult baas on see, et inimene on Jumala näoline, väärtuslik olend ja sa peaksid hindama kõike seda, mis sul on tegelikult. Et mitte kergekäeliselt nii-öelda lihtsalt laiali pilduma, et sul on ükskõik sellest, vaid ühesõnaga, et sa hindad, sa tead oma väärtust. See on piibli baas tegelikult, see on kristluse baas, on see, et ma tean, et ma olen väärt.
ja ma olen nii väärt, et Jumala enda poeg tuli ja suri minu eest. Ma olen nagu, ma ei tea, kui universum meid vaatab, kallid inimesed, me oleme nagu nii väärt. Inglid vaatavad, et kuulge, et kõige selle asja jura otsa, mis siin maailmas toimub. Need vennad on nii väärt, et Jumal ise tuli ja andis oma elu meie eest. See on päris kõrge väärt. Et lihtsalt see on piibli nii-öelda see vundamendi alus. Aga kui me räägime andmisest, mõelge nüüd seda, et teades oma väärtust, teades see, et mis mulle antud on, see on nii palju väärt, ma otsustan selle ikkagi ära anda. Mõistate, et see on nagu isegi võib-olla, et kraad kangem. Et see on nagu piibli nägemus tegelikult andmisest. Ja kui me võtame näiteks mõned näited, kus on see ekstra piiblis siis. Üks näiteks on see, et kui olid, teate, loeme seda, ma mõtlesin ühte näidet, aga ma korraks vahetan. Lähme psalmi 63 korraks. Psalm 63, kellel on piiblid või nutipiiblid. Nii, lähme psalm 63. Võt nii. See on üks Taaveti elus üks väga raske aeg, kus see psalm kirjutatud on tegelikult, nagu see algus ütleb, ta on kõrbes. See on see aeg, kus ta Sauli eest põgeneb ja tema elu tegelikult on täiesti õhku lennanud. Et ühtepidi tema peal on Jumala kutse, Jumala selge võidmine, mida ta teab. Aga teistpidi see kontekst, mis ka sageli läheb meil nagu mööda, see kontekst, kus tegelikult Taavetit taga aetakse selles olukorras, me peaks mõistma seda, et see on talle nagu oda südamesse tegelikult. Need on tema kõige lähemad inimesed, kes on tema vastu pöördunud. See ei ole lihtsalt, et mingi kuningas tahab teda ära tappa, aga see on nagu mingis mõttes tema isa, nagu Joonatan on tema vend, need on nagu nii lähedased tegelikult olnud, nad on sõbrad ja ütleme, see on tegelikult see oda nii-öelda ja see tagaajaja, ta ei ole ainult füüsiline hirm, aga ta on ka tegelikult üks südame murdumise koht, kus ta selle psalmi siis kirjutab. Loeme siit esimesest psalmist. Taaveti laul sellest ajast, kui ta oli Juuda kõrbes. Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett. Nõnda ma vaatasin sind pühamus, et näha su väge ja su au hiilgust. Teised tõlked ütlevad, et see ei ole mitte, et ta nagu Taavet mingis mõttes meenutab, et inglise keeles on I used to, oli aeg, kus ma käisin su pühamus, oli aeg, kus ma sain vaadata sinu au hiilgust templis. Ja nii-öelda see on, jällegi see on ühes valusast, ühest puuduse kohast kirjutatud psalm. Ma igatsen seda aega, kus ma sain käia sinu au hiilguses vabalt ja ülistada sind koos sinu rahvaga. Ja selle peale ta ütleb, et sinu heldus on parem kui elu, mu huuled ülistavad sind. Nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja, sinu nimel ma tõstan üles oma pühad pihud. Või sinu nimel ma tõstan üles oma pihud. Ja kuidas see seostub andmisega või heldusega, see, mida ma teile siit tegelikult välja maalin või nagu tahan näidata, on see südame asend. See on see ekstra, see on see, et mul ei ole see koht, kus ma tegelikult tahaks Jumalat ülistada. See on see, et mul ei ole nagu, ühesõnaga, see ei ole heal ajal kirjutatud laul, see on kirjutatud puudusest, see on kirjutatud murtusest, valust, teadmatusest, segadusest. Tegelikult on toodud üks ohver, mis on ekstra ja kuidas ka erinevad nii-öelda tõlked seda psalmi kirjeldavad, ühesõnaga, siis see on üks näide sellest annist, mis on ekstra ja huvitaval kombel tegelikult ta siin ütleb ka Jumalale, et sinu heldus on parem kui elu. Mu huuled ülistavad sind. Mõni näide veel, mis mul enne ka tuli meelde, mida ma tahtsin teile öelda, on näiteks Rahabist, kui Joosua läheb Iisraeli maad vallutama. Ja Rahab mingis mõttes ka
tundes ära, kuna kuuldused Iisraelist, Iisraeli jumalast olid levinud teiste rahvaste hulka ka Jeeriku müüride sisse, siis tegelikult Rahab nagu, see on nii-öelda tema ekstra, et ta valib mingis mõttes oma vaenlase poole nagu, et ta valib oma nagu me teame seda lugu, ma kiiresti räägin selle loo ka ära, et ta võtab Iisraeli maakuulajad enda koju peitu, et kuna Jeeriku valitsejad siis ja ütleme võimud, nad on teadlikuks saanud, et kuskil on mingid spioonid, nad tahavad nad maha lüüa, siis Rahab nagu võtab nad siis enda juurde varju, mis on tegelikult tema poolt üks eluohtlik otsus, sest kui nad oleks leitud, nad oleks kõik maha löödud ja mitte ainult Rahab, kogu tema suguvõsa tõenäoliselt. Et ta võtab ühe väga suure riski tegelikult ja ta ütleb nendele Iisraeli spioonidele seal, et mina olen olnud teie vastu helde, et olge nüüd minu vastu ka helde, et kui te selle linna vallutate, siis jätke mind ja mu peret ellu. Et selline näide näiteks ka sellist ekstra nagu südamehoiakust ja või siis näiteks Rutt ja Naomi, täpselt samamoodi Rutt, te teate seda lugu, et Naomi on pärit Iisraeli maalt, ta oma mehe ja poegadega läheb siis, mul ei tule see maa meelde, kus nad läksid, aga ühesõnaga kuskile teise riiki, kellel on, võite hõigata, kellel tuleb Moab, just täpselt Moab, õige. Läksid Moabi ja seal Naomi pojad võtavad endale naised, üks nendest naistest on Rutt. Ja siis ühesõnaga nii Naomi mees kui pojad tegelikult surevad ära. Ja siis Naomi nii-öelda on seal Moabis ja ütleb, et mul ei ole siin enam mitte midagi, et ma lähen tagasi Iisraeli nagu koju. Ja tegelikult Rutt ei olnud selles positsioonis, kus et tal oleks olnud põhjust lahkuda. Ja seda igas mõttes, seda nii materiaalses mõttes, seda nii nagu ka muus siis, ma ei tea, perekonna positsiooni, lähedaste sõprade mõttes või üldse elu mõttes, tal ei olnud nagu üldse tegelikult mingit põhjust minna, mis asi teda seal Iisraelis ootab. Et kuna Naomi pere tegelikult, esiteks Rutt oli noor, ta oleks kindlasti leidnud endale Moabist mingi teise mehe, teiseks Naomi ja ta pojad samamoodi olid hea järje peal seal Moabis elades. Nii et Rutil tegelikult ei olnud nagu, ainukene ongi, vabandust, aga ütleme üks vana memm, kes läheb nüüd tagasi kuskile nagu tühjusesse, kus ei ole mitte midagi, et tal on mingid sugulased seal, aga Iisraelis ei oodanud neid mingisugune, ma ei tea, kindel tulevik või maja või suht siukene, et lähme ja vaatame, mis saab siis 2 kätt taskus, on ju. Ja selle peale tegelikult Rutt siis teeb selle valiku ja ütleb, nagu me teame, et kuhu iganes sinu jumal on minu jumal, sinu rahvas on minu rahvas ja kuhu iganes sa lähed, sinna lähen mina ka. Et see on samamoodi, see on ekstra, see on midagi, mis ei ole tegelikult maises mõttes võib-olla loogiline. Ja te võib-olla mõtlete siin, et okei, et kui teema on andmine, need pole üldse need näited, mida võiks tuua andmisest või nii-öelda materiaalses mõttes. Piiblis on teissuguseid näiteid ka. Aga ma räägin neid näiteid teile põhjusega ja see on just sellepärast, et te nagu näeksite Piibli mõistes, mis on see südamehoiak, mis tegelikult on nagu jumaliku andmise taga. Et see on see, et ma annan seda, isegi kui see läheb mulle maksma midagi. Ja kui me vaatame Uuest Testamendist näiteks lugu lesknaisest, see on ilmselt rohkem teemasse, kellel on piiblid võib lahti teha, Markuse 12. Nii, ma olen siin oma, vaatame siit, Markuse 12. Markuse 12, salmid 41-44. Mis asja? Markuse 12, salmid 41-44. Nii. Ja istudes aarde kirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahva hulk paneb raha aarde kirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 leptonit. See on 1 veeringu. See on
summad või tegelikult ütleme tollel ajal, see on jälle, ma ei oska teile täpselt öelda, mis see mõõdetav on, et aga see tegelikult ei olegi oluline. See ei olnud nii-öelda nagu kolossaalne summa, sest see naine oli vaene, nagu me sellest loost näeme. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema aga pani kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Ja mida me siit jällegi näeme, esiteks see stseen on päris lahe, et Jeesus istub templi ees ja siis vaatab inimesi, kes siis käivad ja annavad ohvreid. Ja juutidel tegelikult see on käsk, on olemas siukene, me ei lähe sinna teemasse, aga neil on käsk anda. Et see on nende jaoks täiesti normaalne nii-öelda, et see on nagu eeldus, et sa peadki materiaalselt andma kogu aeg ja tegelikult Iisraelis ringi jalutades ka sul tulevad vastu päris julged kerjused, kui nii võib öelda, et minu jaoks oli võib-olla isegi veidi humoorikas alguses, sest nad tulevad oma topsidega täitsa sulle kõrva äärde niimoodi, et anna siis. Ja välismaalasele see võib tunduda sellise ülbusena justkui, aga nad on nagu teadlikult nii-öelda meenutavad, et Jumal on sulle ju käskinud anda, siin ma olen, mul on vaja. Et ühesõnaga, neil on et see on nagu täiesti sükene, meie siin viisakalt, eks ju, anname ohvriandi, aga neil on see nagu suht eeldus ja käsk. Ja Jeesus siis vaatab seda, neid inimesi, kes seal annavad. Ja võt nii-öelda kõige mitte tõenäolisem inimene tegelikult jääb talle silma. Kui füüsilises mõttes kindlasti ka jüngritel oli loogiline vaadata, et ma ei tea, see vend toob Porsche ja siis see naine toob mingi paar kartulit, eks ju, kui me võime siukse basic võrdluse teha, et siis sa ikka vaatad seda Porschet, see on ju vägev Porsche, et loomulikult nemad on rohkem õnnistatud, Jumal paneb neid rohkem tähele, sest nad annavad rohkem nagu arvutuste või füüsilises mõttes. Aga jällegi siit loost me nagu näeme seda Jumala taotlust ja tema südant, et ei, mitte üleüldse selle skeemi järgi, mitte üleüldse selle arvutuse järgi ei käi Jumala sirmis nagu õige ja kallis ohver. Seda kallidust taevas hinnatakse hoopis teise mõõdupuu järgi. Ja see mõõdupuu on täpselt see südame asend. Mis kohast ma annan? Kas ma annan selle, mis mulle midagi päriselt tähendab? Kas ma annan selle südamest, mis tahab armastada, mis tahab anda? Või on mul midagi, ongi, et ma annan, sest et peab andma. Ehkki see ei ole ka, ma ei taha öelda, et see mõttetu või kuidagi ebavajalik on. Aga jällegi see süda, see Jumala süda, selle asja taga ei ole nagu üldse selline nagu inimeste süda. Ja nüüd, kui ma seda teemat, loeme tegelikult ühe lõigu veel, enne kui ma edasi lähen, loeme Luuka 6. peatükist ka, kus tegelikult Jeesus nagu hästi otse toob välja, mis see Jumala standard või süda tegelikult on. Luuka 6 ja hakkame lugema näiteks 30. salmist. Anna iga ühele, kes sinult palub. Ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära küsi tagasi. Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. Ja kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis lahkust te selle eest ootate? Isegi patused armastavad neid, kes neid armastavad. Kui te teete head neile, kes teile head teevad, mis tänu te selle eest ootate? Isegi patused teevad seda sama. Ja kui te laenate neile, kellelt te loodate tagasi saada, mis tänu te selle eest ootate? Ka patused laenavad patustele, et nad sama võrra tagasi saaksid. Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata. Ja teie palk on suur ja te olete kõige kõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu. Olge armulised, nagu teie isa on armuline. Kui ma valmistasin seda teemat ette ja mõtlesin nende asjade peale, teate, mis mind kõige rohkem puudutas või kuidagi tabas. See sama tegelikult 35. salmis, ta ütleb sellist asja, see on üks väike lihtne fraas seal tegelikult, sest tema on helde.
Ja korraga mind tabas see asi, et teate, Jumal ei käitu heldelt. Ta ei ole nagu, et ta ei anna sellepärast, et ta peab andma, vaid ta annabki sellepärast, et ta ongi selline, ta ongi armastus. Ja kui ma nagu ühe pildi saaksin tuua, siis see, mis mul silme ette tuli, ongi see, et Jumal, universumi looja, kogu oma täiuses on nagu mingis mõttes iseennast, mitte mingis mõttes, aga ta ongi nagu iseennast meie ette pannud, mis on nagu kõige kõrgem ja kallim asi, mis üldse vist olemas on. Ja ta nagu nii-öelda ta on pannud kõik siia, ennast täiesti haavatavaks teinud tegelikult. Ja mis ma mõtlen haavatavuse all on see, et meil on täielik vabadus Jumalale mitte ainult ei öelda, vaid meil on täielik vabadus tegelikult teda mõnitada, tema vastu käituda, teda alandada. Nagu kui me mõtleme Jeesuse risti löömise peale, siis tegelikult nii-öelda kõige hullemat teha Jumala pojaga. Meil on endiselt see vabadus tegelikult. Meil on ehkki Jumal ei ole veel füüsilisel kujul siin, siis kõik, mida tema peab kalliks, kõik, mis tema nii-öelda, mis esindab teda, meil on endiselt vabadus sellega niimoodi toimetada ja inimesed maailmas tegelikult teevad seda. Kui sa mõtled, mis on võib-olla näide sellest kogudus, kes taga kiusatakse üle maailma, eks ju, kindlasti te ka kuulete uudiseid sellest Süürias näiteks või kus iganes Pakistanis, Indias, kuidas minnakse ja põletatakse kõik maha. Lihtsalt, et ühesõnaga, meil on nagu endiselt inimesel on nagu vaba tahe seda sama teha Jumalaga. Aga vaata, Jumal ei ole selle peale reageerinud niimoodi, et igavesed jobud, te tegite minuga nii, nüüd mina teen teiega nii. Ma võtan selle ära, ma panen uksed kinni. Ta ei ole seda teinud ja ehkki me teame ka seda, Piibel räägib meile, et on olemas üks armuaeg ja et tuleb kohtumõistmine, sest Jumal on ka õiglane, ta on ka looja, ta on ka kohtumõistja kindlasti. See aeg tuleb ka, aga saate aru, Jumal võiks täna panna kõik uksed kinni ja tal oleks kõik õigused selleks tegelikult. Aga ta ei tee seda, sest et ja see väljendab seda, milline ta on. Ja teate, see niimoodi puudutas mind. Ma mõtlesin, et appikene, Jumal ei feigi lahkust. Saate aru, see ei ole ära õpitud muster, vaid ta ongi selline tegelikult. Ja see on nagu, et ja see ütleb ka mulle seda, et esiteks armastus ja lahkus puhtal ja täiuslikul kujul ongi olemas. Ja see on täiesti uskumatu tegelikult, eriti vaadates meie ümbritsevat maailma, mis on nii katki ja kurjus täis. Ja vaadake, nüüd ongi see, et mingis mõttes meil on see Jumal, kes ongi nagu kõik mängu pannud, kes on otsustatud armastada niimoodi, isegi kui see talle läheb kõik maksma. Ja mul midagi on silmas. Üks hetk. Nii. Et igal juhul, ja vaata nüüd selles valguses, kui ma loen seda Luuka 6. peatüki, me oleme tema järgijad, me oleme Kristuse järgijad, kes on kõik maha jätnud ja vaadake, mida rohkem tegelikult ma olen elanud või Jumalat tundma õppinud, mida rohkem ma olen kristlane olnud ja nagu sügavamale nendes asjades läinud, seda rohkem ma saan aru, et Jumal ei eelda meilt ka seda, et me õpime ära käitumised. Et me nüüd räägime, täna on andmine või lahkusteemad, okei. Ma ütlen, et loomulikult asjad peavad tegudes väljenduma, aga mingis mõttes see eeskuju, see näide, mis meile jäetud on see, et teie isa süda on selline peaks meie süda olema tegelikult. Ja kui ma ausalt ütlen, kui ma mõtlen selle peale, ma tean, see jutlus on hästi soolane. Aga ma arvan, et Jumala sõna peabki olema soolane. Et kui ma ausalt ütlen, minu süda ei ole eriti nende vastu, kes mulle kahju tahaksid teha või kes mul ei ole selliseid vaenlasi, nagu Piibel kirjeldab. Aga ütleme niimoodi, et isegi keegi tead solvab või ütleb midagi, kohe on nagu plõks, eks ju, mul ei ole tahet armastada sellist inimest või anda midagi või isegi see, et ma annaksin midagi, mitte ainult nii-öelda seda, mida mul on 2, aga ka selle, mis mulle endale kuulub armastuse tõttu. Võt see ei ole nagu mu loomus.
ma ei taha, ma tahan mul ka ikka midagi, millal mina saan siis, eks. Et ja noh, me räägime, kui me andmisest siin kontekstis räägime, me ei räägi ainult rahast, me räägime ajast, me räägime annist, me räägime tähelepanust, me räägime nagu iseendast tegelikult. Ma ei taha ennast anda nagu niimoodi, et ma ei saagi midagi tead tagasi, eks. Et see ei ole nii-öelda, see ei ole loogiline. Ta ei olegi loomupärane. Ja mul tuli kuidagi väga südamesse just see asi tegelikult, et see, kuidas Jumala disainis, kuidas evangeelium töötab, nagu ütleme niimoodi, et kui ma nüüd vaatan seda isa südant, kes on armastanud sõnakuulmatuid lapsi, mina nende hulgas, kes ma olen ka sõnakuulmatu olnud ja olen seda vahel siiani, et ma vaatan nagu seda konteksti, siis minu nagu reaktsioon sellele Jumala eesmärk ei ole siin, et okei, standard on siin, tase on siin, no pekki, ma ei küündi, et ma ei saa. Nagu ühtepidi on see jah, aus pilguheit enesele, et mul tõesti endast ei ole seda tahet. Aga vaadake nüüd Jumala heldust ja armu, et tema eesmärk ei ole see, et näed, vaata, mina olen siin kõrgel, sina oled seal all, et sa ennast halvasti tunneksid seal all. Aga see peaks tekitama meis selle, wow, ta on nii helde, nagu osab poiss, kuidas saab keegi anda, kuidas keegi saab armastada. See armastus peaks meid puudutama ja tekitama selle reaktsiooni, et Jumal, ma tahaks ka. Kuidas ma saan seda nagu, et kui on tõsi see, mida sa oled öelnud, et Kristuses on meile kõik antud, et kõik on tehtud, et tema surma ja ülestõusmise läbi me oleme uued loodud, Jumala näolised sarnasud, patt on kõrvaldatud, siis see süda peab ju kuidagi minuni jõudma, see peab olema võimalik, kui ta on selle nagu nii-öelda lahti teinud meile ja see ongi võimalik. See ongi võimalik, et ta tahabki teha meie südamed päriselt nii heldelt, et meid päriselt huvitabki. Meid huvitavadki need inimesed, keda, ma ei tea, mul isa kindlasti ütleks, et tahaks mättasse lüüa vahepeal. Aga et meid päriselt mitte ainult ongi, et me näeme sellest kurjusest ja sellest nagu edasi päriselt näemegi ja hakkamegi neid inimesi armastama. Et tegelikult, vaata, see on üks üleloomulik asi, see on üks ime, mis meiega peab juhtuma ja see on võimalik. Ja teate, ma mõtlesingi, mul tuli nagu südamesse see, et ongi, et esiteks Jumal ei anna meile, esiteks see standard on väga palju kõrgem kui lihtsalt see, et olge lahked ja andke. Teiseks, ta ei eelda, et me seda standardit ise täidame. Vaid nagu sõna meile tegelikult ütleb, on see, et kui me katmata palgega vaatame teda, siis me saame, meid muudetakse tema sarnaseks. Ja see on Efesuse kirjas on selline minu mäletamist mööda, mul hetkel ei tule meelde, see on üks, viimasel ajal ma olen nii palju lugenud seda ühte kirja kohta, aga võt, mälu teeb vahel trikke. Aga igal juhul, et seal on see kirjakoht, kus katmata palgeta me vaatame. Ja ma usun, et millest see kirjakoht räägib, mida ta nagu nii-öelda kirjeldab siis, ongi see, et me saame vahetult kokku selle täiusliku armastusega. Kui me saame vahetult kokku, katmata palgeta on see, et meil ei ole enam eesriideid, meil ei ole enam vabandusi, meil ei ole enam midagi, mis on nagu mind nagu mulle, mina ise, vaid me oleme nagu saanud teadlikuks sellest, et me ise ei suudagi ja tegelikult pöördunud Jumala poole ja siis see täiuslik armastus nagu saab meie südamega niimoodi kokku, et midagi meie sees hakkab muutuma. Ja ma toon teile hästi praktilise näite selle muutuse kohta, sest ma tahaks väga, et see ei ole ainult teoreetiline tekst, mis ma siin räägin teile ja tegelikult ma olen täiesti kindel, et ta ei olegi. Aga see näide on siis selline, see on võib-olla natuke teine valdkond jälle, aga ma usun, et see seos tuleb nagu selgelt välja. Et minul töö juures näiteks, just nii-öelda kolleegide juures, see ei ole oluline, kus ma töötan, aga ütleme niimoodi, et see keskkond on selline, et seal on hästi palju ambitsiooni.
hästi palju, et see on niisugune nagu paljud karjäärid tänapäeva maailmas, et see on niisugune lõputu tõestamine, näitamine, niisugune, kes paneb kellele ära, kes on targem, kes on parem, eks ju, kus valdkonnas seda ei ole, öelge mulle, on ju, et kas see on meelelahutus või mingisugune tehniline ala, ikka on ju järje, et kes on targem, kes on parem, kes läheb edasi, keda edutatakse, et maailm on täis seda ja inimesed on täis seda. Ja nii samamoodi on ka see keskkond, kus mina töötan. Ja loomulikult ma olen kristlane, seal minu andmetel selles firmas on võib-olla 2 kristlast veel teistes osakondades, ma olen neid vahel näinud, aga seal ei ole palju ja oma meeskonnas osakonnas ma olen kindlasti ainuke. Ja igal juhul, ma siis lähen sinna ka nagu paljud kristlased, et ma tean, et minu sisemus on ju, et midagi on, minus on ju Jumala valgus, ma olen teistmoodi ja ma eeldan ja ootan, et tegelikult see, milline ma olen, Piibli järgi see peaks mõju avaldama, on ju. Aga pahatihti olin ma nagu sellises olukorras, kus lihtsalt töö käigus, pinge on peal, tööd peab ka tegema, see on õige, tööle keskenduma, sa ei saa mõelda mingeid muid mõtteid, sa ikka tahad hästi tööd teha ja see on ka tunnistus Jumalast, see on õige. Aga ütleme nii, et ma avastasin kogu aeg seda, et miski selles paigas kisub mind kogu aeg alla. Ja ma nagu avastan ennast kogu aeg selles olukorras, kus nagu enesele tahtmatult mingi muu vestlusega ma nagu lihtsalt sõidan kaasa. Et midagi, mis ma tean tegelikult, me ei ole võib-olla otseselt kurjus, aga ma vaimus tajun, see pole õige. See pole õige, mis nad räägivad, see pole õige, kuidas nad räägivad, mis iganes see on, aga mul puudub nagu võimekus seal teistmoodi olla. Ja teate, see sõitis mulle nii täiega kogu aeg sisse, sest ma mõtlesin, et siin ma olen nüüd nagu kristlane, tubli, eks ju, tahan Jumalat välja paista ja ma saan kogu aeg nagu, ma jään kogu aeg alla, nagu mis värk see on, et ma jään alla nagu. Ja ma olin nagu selle küsimusega Jumala ees tegelikult ja see nagu valutas mind, mul abikaasa nägi, ma olin kogu aeg nagu ägamise all tegelikult, et ongi nagu, et ei saa, ühtepidi ei saa oldud teistmoodi, nagu peab kuidagi olema ka ja tööd peab ju ka tegema, eks ju, et see on päris raske võib-olla ja tegelikult ja nii ma siis valutasin seal ja teate kuni ühe hetkeni, kuni siis Püha Vaim ütles mulle seda, et sa jääd alla selle pärast, et sul on sotid sees siin, sul on endal ambitsioon tegelikult. Ja nagu, et see on nagu, Jumala sõna vahel tuleb meie nii, et seda on raske sõnadesse panna. Aga mida ta mõtles sellega, et sotid sees kuskil, ma teadsin täpselt, mida ta mõtleb. Ja mida ta mõtles, ongi see, et ma ise ka tahan seal täiega saavutada. Ma tahan olla ka parem kui kõik teised seal, ma tahan seal särada. Nagu, ja jällegi väga ühtepidi, ärge kuulake mind valesti, saavutamine ei ole kuradist nagu asjad lähevad korda oma töös, hea olemine on Jumalast, aga see, millest mina räägin, ei ole mitte see, et sa teed asju hästi, ma räägin sellest, kus su süda jookseb ja vaadake, kui su süda paneb nagu seda rada, et tegelikult ma olen seal selleks, et kõigist parem olla, siis on nagu jama majas. Ja vaadake, siis ongi see olukord, et sul võib samal ajal olla, kuna sa oled Jumala laps, sul on samal ajal igatsus nagu mõjutada ja olla valgus, aga samal ajal nagu pimenduse kuningriik tuleb sinna, kus tal on maandumisrada. See on üks soolane tõde. Kui pimedus kuskilt meid hammustab, see järelikult tähendab seda, et ta kuskile saab tulla. Ja nüüd kui Jumala vaim mulle seda nagu näitas, siis ma olin nagu alguses ka, esiteks, see on muidugi selline, see ei ole mingi suur üllatus, aga ikkagi mul oli nagu mingi appikene, see tõesti on niimoodi, et see on tõsi. Ja nüüd, mida ma tahan nagu hästi selgesti öelda ka, on see, et Jumala eesmärk, kui ta seda mulle näitas, jällegi kurat on see, kes ütleb, no näed, sa oled ambitsioonikas, nii, nüüd sa oled Jumalast ära lõigatud, sa oled halb, sa oled vale, kõik, mida sa teed ja oled ja esindad, on nagu võlts. Ma ei tea, kas ma olen ainuke, kes niimoodi nendes toonides mõtleb, aga tere tulemast, see on minu maailm ja minu isiksus, et minul tahab kohe tulla, sa kõik on võlts, kõik on mõttetu, sa oled täiesti tead see ja teine ja kolmas. Ja see on kuhu kurat tahab kohe niimoodi sisse tulla oma valedega.
aga Jumala vaim mitte iialgi, kui Jumala vaim sind kuskil korrigeerib, kui ta sulle näitab, mitte kunagi ei ole see sellisel viisil, see ei ole kunagi selle tooniga, see ei ole kunagi see, et sulle sind nagu mättasse lüüa ja näidata, kui nõme sa oled, vaid see on alati selle eesmärgiga, et mu kallis laps, sa vajad mind. Sa vajad mind. Sul on see asi tegelikult täiesti valepidi käes ja sa püüad nii-öelda vaenlasega võidelda seal mingisuguse puumõõgaga ja vehkida seal ja kõva häält teha, aga sa oled ise nagu, ta oled tegelikult hädas. Luba, ma aitan sind. Luba, ma aitan sind. Ja mul nagu südames kuidagi, kui see ilmutus nagu tuli, tegelikult tekkiski nii-öelda põnevus sisse, sest see nii-öelda sõna või nagu mida Jumal ka sinna hakkas mulle rohkem, mida ta praegu mulle räägib, ongi see, et kallis Hanna, on olemas üks täiesti teine olemisviis. On olemas olemisviis, kus su süda ei ole selle konksu taga kinni. On olemas olemisviis, kus sa oled selle sama ambitsiooni keskel ja saad aru, see ei saa pihta. Ja ma ütlen, minu jaoks on see kontekst, võib-olla sinu jaoks on see mingi muu kontekst, kus alati tead vaip ära läheb alt, eks. Et mis iganes, see võib olla mingi sõltuvus, see võib olla mingisugune muu asi. Aga et on olemas üks teine viis olla, üks teine tee. Ja teate, ma täiesti põnevusega nagu õpin hetkel nagu ja nagu kuulan ja otsin Jumala häält, et mis see tee on. Kuidas ma olen mingites olukordades ja kuidas see hakkab, ongi see, et kui ta ütleb mulle, ta püha vaim näitab mulle, mis asi see tegelikult on, mis mind seob. Et siis selle sama nagu ilmutusega tegelikult käibki kaasas see, et mul on võimalik tema poole pöörduda ja nagu öelda, et aita mind ja vabaks saada. Ja võt, see on üks imeline asi, et ma praktikas, ma ütlen teile ausalt, ma olen nii-öelda alles alguses siin, ma olen alles alguses, aga juba see fakt iseenesest, et võib olla nagu teistmoodi sellises asjas nagu on nagu täiesti hämmastav ja ma olen hakanud paluma, et püha vaim ja Jumal teeks mu südame päriselt vabaks. Et ma tõesti võiksin olla seda. Miks ma teile seda näidet toon, millest see üldse lugu hakkas, oli see, et kuidas püha vaim meid muudab. See ei ole ootusega või standardiga, et hakka ise paremaks või ma ei tea, muuda nüüd see maailm või miks sa ikkagi selline oled, vaid see on täpselt see, et ma teen oma südame talle lahti, et see ülekanne temalt, see täiuslikkus, mis tema tegelikult on, saaks minu sees elavaks. Et see saaks lihaks, see võikski. Ja ma ootan seda, et tõesti nagu, mida ma saan öelda, mis on minu jaoks täna muutunud selles olukorras, on näiteks see, kuidas ma neid inimesi üldse näen. Et ma ei näe neid enam kui lihtsalt, see ei olnud ka teadlik minu poolt, et ma nüüd istun ja tahan seal, aga ma ei näe neid kuidagi enam nagu, ma ei oska teile seda võib-olla kirjeldada, aga mul on mingi taju tekkinud sisse sellest, et nagu, kuidas ma ütlen, nad on ka nagu Jumala loodud, sa kuidagi näed, sa näed inimesi. Sa näed inimesi, sa ei näe ainult neid tegusid, sa ei näe neid eesmärke, sa ei näe neid asju, sa ei näe seda, mis valesti on, aga sa hakkad nägema seda, mis inimene seal on. Ja vaata selle asja peale, ja see on nüüd Jumala töö, selle asja peale sul tuleb armastus. Ja ma usun, et tuleb päev, kus ma saan päriselt ehtsalt öelda, et ma armastan neid inimesi. Ma päriselt armastan ja ma tean, et see ei ole minu armastus. Ma tean, et see ei ole minu heldus, aga see armastus on nagu see on, ma tahan kuidagi sellega võib-olla lõpetada, et see on päris, see muudab nagu kõike, kuidas sa oled ja näed ja see, mida sa teise inimese vastu koged. Et selline, me alustasime andmisest ja heldusest. Kui nüüd hästi kokkuvõtvalt see asi kokku võtta, siis ongi see, et meil on üks isa taevas, kes päriselt annab, kes päriselt armastab ja kutsub meid saama selleks armastuseks tegelikult, päriselt. Ja see on temas võimalik. Vot, nüüd ma lõpetan, me võime tõusta. Issand Jeesus, ma tänan sind selle eest, mida sa oled teinud ja kes sa oled. Ma tänan, et meil on au olla selles koguduses täna hommikul, meil on au sind tunda.
meil on au teada, et on olemas elav Jumal, kes päriselt armastab ja esmalt, issand, sinu süda, me peaks teadma, et see on see, kuidas su süda on meie suhtes. Sinu süda meie suhtes ongi nii lõpuni helde, et isegi kui me oleme mingis mõttes oma šansid maha mänginud, siis ometi sinu arm on seal, et meid uuesti üles tõsta, et meid puhtaks pesta, et meid uueks luua, et meile näidata seda teist teed, mida me ei ole tundnud ja osanud ja ei saagi iseenesest tunda. Aitäh, et sinu süda on iga ühe suhtes selles paigas niimoodi. Sa ei ole oma meelt muutnud, sa ei ole oma armastust tagasi võtnud, sa ei ole oma tahet, oma kutsumist, issand, ümber mõelnud mitte kellegi suhtes, vaid see on täna täpselt sama kehtiv. Ja isa, me tahame ühel meelel praegu tuua oma südamed sinu ette, avada ennast sulle ja öelda sulle, Jeesus, et me igatseme saada sinu sarnaseks. Me igatseme, et see armastus oleks päris, et see heldus oleks päris, et see ekstra, mida tegelikult, mis on sinu olemus, et see võiks saadagi meie olemuseks. Ja ma tänan, kallis Jeesus, et see on sinus võimalik, sest et sa oled surnud ja üles tõusnud ja kurjad täielikult ära võitnud. Sa oled kuradi teod täielikult tühistanud, isa. Ja see võib saada meie elus reaalsuseks. Ja me lihtsalt tahame sulle täna hommikul öelda jah, kallis püha vaim, palun tule, palun vormi, palun ilmuta, isa, kus on meie eludes need konksud, kus kohas on need maandumisrajad, kus pimedus saab endiselt sisse tulla. Ja isa, ma tänan, et kui sa seda ilmutad, siis sinu ligiolu, sinu vaim, sina ise oled seal samas meie kõrval, me saame sinust kinni hakata, sind vaadata ja issand, selle läbi üleloomulikult midagi juhtub meiega. Kiitus Jeesus, me lihtsalt, isa, ma tahan õnnistada seda kogudust, ma tahan õnnistada neid inimesi. Isa, käima sinu radadel, sinu valguses, Jeesus. Halleluuja, täielikult kätte saama selle, mis on nendele valmis pandud. Kiitus Jeesus, et ei ole nii, et on hilja või et ei saa, vaid ma tänan, et saab saada. Ja kui siin on täna hommikul inimesi võib-olla, kes on sinuga juba pikalt käinud, aga kuidagi jõudnud sellisesse kohta, et nüüd ei tea, kuidas edasi. Ma tänan, et sinu püha vaim praegu puudutab neid. Ma tänan, et su püha vaim kuidagi toob ühe uue perspektiivi, ühe elu, issand, ühe elu lõhna, issand, mis kuidagi äratab üles selle janu sinu järgi. Äratab üles, tuletab meelde, et nad on pojad ja tütred, mitte orvud, mitte suvalised. Halleluuja, isa, me täname sind, me kiidame, ülistame sind. Tänu, Jeesus. Aamen. Aamen, aitäh.